ja nüüd siis Ege. Aga kui Ege jõud, ma ütlen, mis siin pildi peal on. Siin on Värska lasteaid ja siis Seto kultuuripäiv ja siis Jane Vabarna, Anne Vabarnast lastelastest ja Meelvad, kes on läinud siis Värskale elama, tegema lastele setokiilset muinasjuttusel. Kuule, aga ma tahtnud nüüd pilti näidata. Jah, ole lahke. Mis ta käib? Kas keegi tohiks savita vähe? Ma sain kahve kohta siia lahti, mis ta siin? Pildiga siin edasi. Kas ma saan niimoodi klõpsida seda siin? Tere mul kah, ma olen kah võro kõnelen võro kiilist, on mul edimene kiil, selle, et ma kasvin inne lasteaida oma rõugest peri vanaimega, kellele väga puhas võro keelekene, aga ma oma ettekande viiks eesti keele ja tahasi tunneda inimesi, kes on mulle sellise au võimaldanud ja siia kõnelema tulnud. Nii, ma siis räägiksin teile hoopiski rahvamajadest ja otsustame siis selle järgi, kas rahvamajade asutamine ja see kultuur, mis nende asutamisega kaasnes, on õhuke ja haavatav, kas juured on sügaval maa sees või on nad pinnases pindmised, et selle üle me saame otsustada, kui me vaatame, mismoodi neid rajati. Ja eile õhtul ma tahan kohe öelda seda, et kõik on rääkinud väga isiklikest asjadest ja kõik ettekanded on olnud väga tugevad. Ma tunnen suurt vastutust, et nüüd oma asja siin kuuldavale tuua ja tahan öelda ka ja tahan jagada teiega, et ma tunnen ennast ka väga palju süü, sest ma olen just niisugune inimene, kellel on 6-aastane laps kodus, aga kes on 2 nädalat ära kirjutamas oma doktoritööd inglise keeles. Ja kuidas peaks olema mu identiteet või kes ja kuidas ma peaksin olema, kas ma olen ära läinud Eestist, kas ma olen reetnud kedagi või mismoodi. Ja selle kohta kuulates nüüd Argo Maari ettekannet, kes ütles, et meie põlisrahval oli hingesid palju. Mina olen leidnud, et mul on palju identiteete. Minu tuumikidentiteet on võib-olla see Lõuna-Eesti inimene ja võru keel kõnelev inimene, aga samamoodi olen ma eurooplane, eestlane, planeedi maa elanik. Mul on palju identiteete, nii nagu põlisrahva elanikul oli palju hingesid ja ma pakuksin, et meil ei ole vaja vastandada seda põlisrahva kultuuri regilaulu, koorilauluga, selle liiderstahveli sellega. Neid ei ole vaja vastandada. See kõik on meie oma võõras, me oleme selle laenanud, ära kodustanud, omastanud ja see kõik on meie rikkus. Me peame teadma, jah, aga see on juba teine rida. Ma läheksin edasi selle jutuga siis rahvamajadest, et me kõik teame, ma ei hakka suurt ekskurssi tegema seltsi liikumise ajalukku, see ei ole praegu hetkel eesmärk. Aga on tähtis teada, et kõik see, mida me praegu Eesti riiklikuks kultuuri institutsionaalseks võrgustikuks peame, see on lähtunud meie inimeste altpoolt tulevast algatusest, sellest soovist rajada endale ooperiteater, rajada endale seltsid ja rahvamajad. Ja üks esimesi institutsioone ongi olnud seltsimaja Kanepi ja see kõik muidugi on saanud võimalikuks sellepärast, et
et meil on olnud kool, et meil on olnud kooliharidus. Jah, tänan. Niisiis, need on Harju-Jaani Kihelkonna kooli lapsed ja 1881. aastal oli eestlaste kirjaoskuse protsent 96,2 ehk siis kõik oskasid lugeda. Ja meie rahvamajadele eelnes see seltsiliikumine, mis omakorda sellele eelnes kooliharidus ja koorilaul ja palju teisi algatusi, aga need kõik lähtusid sellest suurest soovist teha midagi enamat kui ainult tööd. Ma loen siin ette ühe niisuguse ajaloolise Vene võimu ametniku kirjelduse eestlastest. Tolleaegne Vene autor Wolfson kirjutab 1908. aasta eestlaste kohta. Rahvaharidus on eestlastel kõrgel järjel ja areneb aastatega ikka rohkem ja rohkem. Peaaegu kõik täiskasvanud eestlased on kirjaoskajad, vanem põlvkond oskab lugeda, kirjutamises ei ole nad nii vilunud kui nooremad. Eestlased, kes on küürutanud nii kaua orjuse ikke all, on hakanud juba instinktiivselt tundma, et tõelist teed vabadusele võõra omavoli alt võib valgustada neile üksnes teadmiste ja rahvahariduse tootav valgus. Ja siis Prosorov, kes samamoodi Vene tsaarivõimu esindaja, kirjutab, et eestlaste seltsiliikumise ühendustes avalduv vaim on väga kummaline. Ja küsib niimoodi, millal meie Suurvene külades jõutakse millegi taoliseni. Pole kahtlust, et suurvenelane on palju andekam kui eestlane, pole mingit kahtlust, kuid kus on meie külades koorid, orkestrid, kooliõpetajad, juhendajad, kus on vabatahtlikud, heategevad seltsid, lauluseltsid ja näitetrupid. Neid ei ole madala kultuuri tõttu. Niisiis, see jah, me laenasime selle sakslastelt, aga mis selle põhjuseks oli? Põhjuseks oligi see, et eestlastel puudus võimalus avalikkust luua Eesti külas. See oli võõrvõimu tähistuse all. Meie kirikud siiski kandsid saksakeelsed kirikuteenistused olid kaua kõrtsid olid siis ja kool oli venestamise ajal venekeelne. Meil puudus selline koht, kus eestlased oleks saanud tulla ja kunsti teha. Ja sellepärast hakkasid eestlased ehitama rahvamaju. Kas te arvate, et see oli neil lihtne? See oli neile väga-väga raske. Sellepärast, et mitte üks Balti Saks ega ka Vene võimu esindaja ei olnud huvitatud sellest, et eestlased ehitaksid omale avaliku ruumi, kus nad saaksid ise kokku tulla, oma laule laulda. Võib öelda, et aga nad oleks võinud ju koolis käia, näitemängu tegema ja loenguid ette kandma, aga eestlased tahtsid rahvamaju, sest et koolis ei kõlvanud kõiki näitemänge teha, koolis ei kõlvanud võib-olla ka kõiki laule laulda, kirikus ammugi mitte, polnud seda kohta. Eestlane janunes 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses kultuuri järgi, moodsa kultuuri järgi ka. Nii nagu oli olemas pärimuskultuur, tahtis eestlane näitemängu teha ja koorilaulu laulda. See oli esimene rahvamaja, Kanepi. Nagu öeldud, ka Lõuna-Eesti oli muidugi seltsiliikumises palju aktiivsem kui Põhja-Eesti, siin on ajaloolised põhjused, sellesse ma ka jälle ei lähe, aga siin on üks meie rahvamaja eellane, ehk siis kas kõrts ei oleks olnud mitte üks hea koht, vana ja pärimuslik ja traditsiooniline keskajast. Aga kõrtsis oli see viga, et kõrts oli ikkagi orienteeritud kapitalismi
arenedes viinamüügile ja eluaeg seda teinud ka keskajal, oli seal siiski sellised kõrvalmõjud, mis Eesti külaelule hästi just ei mõjunud. Vaadake, siin on pildil kujutatud, et kõrtsis käisid naised ka tantsimas, aga üldiselt Eesti külas siiski suhtuti taunivalt sellesse, kui naised käisid kõrtsis ümberajal. Ja siis võiks küsida niimoodi, et ei olnudki kohta külas, kus siis oleks tulnud see Eesti seltskond kokku ja saanud nii-öelda teistsuguseid kultuuri vorme harrastada. Ja nüüd ma näitan ühte plaani. See on Rõuge rahvamaja plaan ja siin plaani peal on ilusasti näha, missugused ruumid olid. Rahvamajas pidi alati olema lava, sest et oli vaja näitemängu teha. Rahvamajas pidi alati olema raamatukogu, sest et oli raamatukogude tekkimine, nii nagu ka väikeste maamuuseumide tekkimine. Need on kõik Eesti rahvas ise oma algatuslikus koos rahvamajade tekkega ise asutanud. Ja kõik need sellised hariduslikud ja kultuurilised edenemise alged on meie rahvas ise suure vaevaga endale kätte võidelnud. Sest vaadake, rahvamajade jaoks ei olnud kohta, ei olnud ka võimalusi, ressurssi, ei antud ka luba. Eestlased ei omanud külakeskustes maad, seda maad tuli osta. Kes seda ostis? Rahvas pani raha kokku, palju seda tuli, tehti kontserte ja väljamüüke ja nii teeniti, aga suure vaevaga saadi see maatükk. Siis pidi olema keegi, kes andis palgid, siis pidi olema keegi, kes vastutas plaani tegemise eest. See oli suur ettevõtmine läbi raskuste. Mul ei ole kahjuks seda materjali, aga meie avalikkuse ees lipulaevad ajalehed toetasid Eesti avalikkuse kujunemist loomulikult. Kirjutati Postimehes palju sellest, kuidas rahvamajade edenemine käib, kui palju kuskilt seltsid on suutnud rahvamaja rajada ja kui vähe neid ikkagi tegi. Ja Postimehe, ma nüüd peast tsiteerin, oli selline, et see rahva kultuuri kodu on justkui rahvamaja. Ja seni, kuni ei ole maad, sul oma maad, ei ole sul ka oma maja, ja seni, kuni sul ei ole seda oma maad ja oma maja, ei ole sul ka seda oma kultuuri. Ja see on õige, edenevad Eesti kaupmehed ja maaomanikud ja jõukamaks saavad talupered toetasid rahvamajade ehitamist, sest ka nemad olid huvitatud Eesti avalikkuse edenemisest. Muidu opereerisid nad ju Vene ja Saksa avalikkuses. Nüüd ma näitan, see plaan on selline, et siin on näha, et siin on niisugused kaasaegse kultuurikeskusele omased asukohad ja hooned olemas, eks ole. See raamatukogu, puhvet, kohvik, nii-öelda see kontsertsaal, mida sai tantsuplats, see oli kõik väga oluline. Miks ma räägin seda, siin on üks näide Paisu ülekoli ühingu majast, miks ma räägin seda juttu naiste plenaarsessioonis, sellepärast, et kui kõrtsis oli naistel käia ikkagi taunitud, ja esialgsetes seltsidestki naisi lubati küll kooridesse sopranit laulma, aga ei mitte seltside juhtkonna liikmeteks, siis rahvamajades olid kõik võrdsed ja rahvamajade asutamisega sai Eesti naine kodusest ringist välja. Ta sai õiguse esineda loengutega, koorilauludega, tantsida ja see ei olnud taunitav. Ja see oleks meie naiste emantsipeerumise algus. Ma näitan seda meie rahva püüdlust arvudes ka, et see on siis 39. aastal oli maakondades nii palju rahvamaju. Kõik kokku osad kuulusid võrku Eesti Vabariigi ajal, hakati seda võrku edendama Aleksander Kõlvitsa ettepanekul ja Pätsi niisuguse kultuuripoliitika raames. Aga rahvamajade suurus ja ehitamine oli eelkõige
kohalike inimeste ja nende võimaluste, sõltus nende võimalustest ja rahakoti suurusest. Ja et nad on erinevad, siis vaadake, on üks sketš Aruküla rahvamajast, aga näiteks Võhmas, kus olid jõukamad inimesed, ehitati ka selliseid rahvamaju, mis annab juba päris korraliku niisuguse uhke hoone mõõdu välja. Ja siin on, kas te näete seda lugeda, jah? Et Eesti Vabariigi ajal avanesid naistele, ja seda on kohe alguses, võimalused kaasa lüüa ühiskondlikus elus ja 20. aastal said naised valimisõigusega, millega deklareeriti põhimõtted, et kõik kodanikud on seaduses võrdsed. Ja esimest korda ajaloos võisid Eesti naised asutada organisatsioone ja nad tahtsid seda. Nad tahtsid kaasa lüüa ja tegidki seda. Ja juba 30. aastatel kuulus Eesti Naisliitu 38 organisatsiooni koos 15 000 liikmega. Ma eile õhtul laeval tõlkisin seda ja sellepärast ma ei tea, kas Constituent Assembly, Toivo Raamo kirjutanud oma raamatu inglise keeles, et kas see on põhiseaduse assamblee ja kas State Assembly on Riigikogu, sellepärast vabandan, aga põhimõtteliselt meil on vaja rääkida edasi ka, miks siis neid naisi meie tänases juhtpoliitikute hulgas nii vähe on, miks on meie ministritest ainult üks naine, kuhu siis see Eesti naiste emantsipatsioon pidama on jäänud, miks otsustavad Eesti naiste sünnitamise kohtade üle ainult need keskealised mehed, kes vaatavad ainult arve ja ei tea midagi, kuidas see sünnitamine käib või mis sellega peab olema kaasas. Ehk siis ma tahan öelda, et ma ei hakka siin mingisugust feministlikku kihutust tegema, aga et siin on meil on siin arenguruumi, et Eesti naised ei ole Eesti meestest sugugi mitte kehvemad ja seda mentaliteeti oleks aeg muuta. Samamoodi nagu ei ole vaja vastandada põliskultuuri nähtusi uue integreeritud ja kodustatud laenukultuuriga. See kõik on ka meie oma ja andis sellele kujunevale kultuurile uued võimalused. Kas need võimalused mängiti maha Pätsi autokraatiaga? Kas see oli liiga õhuke? Mis nüüd selle 20 aastaga neoliberaalses ühiskonnas saab? See kõik on meie teha ja meie otsustada. Tänan tähelepanu eest.